Tere tulemast Tartu Ülikooli Kliinikumi kõige vastsemasse, kõige uuemasse ossa. Maarjamõisa meditsiinilinnaku teine ehitusjärk on valmis saanud. Kliinikumi kui Eesti ainukese ülikoolihaigla uue hoone avamine on kogu Eesti jaoks oluline sündmus. Viimati avasime me uue haigla hooneks ehitatud korpuse 2008. aastal. See on uskumatu, kui kaua meil on olnud juba see nii-öelda uus osa, 7 aastat. Kliinikumi ruumikitsikus, millest esimesed kirjalikud teated pärinevad aastast 1806, saab mõneks ajaks mitte lahendatud, aga leevendus. Koos 2 nädalat tagasi kõrvalmajas avatud õendushooldus-osakonnaga lisandub üle 100 täiendava statsionaarse voodikoha 75 päevaravi kohta. Praktikas võiks see tähendada seda, et meil jääb vähemaks neid juhte, kus erakorraline patsient ootab EMO-s tunde, ei midagi muud kui selle järel, et kust talle voodi leitakse. Tänuavaldusi ja konkreetsemat kiitust tuleb täna kindlasti veel, aga ma teeks otsa lahti 3-ga. Esimene on tundmatu Euroopa maksumaksja. Mäletate, nõukogude ajal oli meil igas suuremas linnas mälestusmärk tundmatule sõdurile. Ma pean teile ütlema, et see hoone on ka mälestusmärk tundmatule Euroopa maksumaksjale. Ilma selle Euroopa abita meil seda ei oleks. Teiseks ma tahaks tänada kõiki osalenud ametnikke. Kõlab võib-olla õõnsalt, aga tõepoolest kogu selle bürokraatia masinast nende kavade läbiajamine on omamoodi tõesti trikibisnis. Ja terve rida ministreid on ühel, teisel või 3. moel kättpidi selle asja kirjas olnud. Mõni päris füüsiliselt. Ja 3. ma tahaks tänada kliinikumi poolset projektijuhti Toomas Kivastikku, kes on 15 aastat tegelikult neid projekte hallanud ja kõik otsad kokku sidunud. Selle maja plaan on tegelikult lihtne ja ma tean, et see oli ka nende meistrite mõttes, kes seda maja projekteerisid. Teist paremal on sisekliinik, teist vasakul, see on see, et käsi tuleb teada. Teist vasakul on sisekliinik, teist parema hematoloogia onkoloogia kliinik. Kui te vaatate ette ja lõide üles, siis te näete silmakliinikut. Kui te vaatate natukene kõrgemale, siis te näete endoskoopia keskust. Samuti näete te siit südamekirurgia osakonda ning ühendlaborit. Kokku on siin umbes 40 000 ruutmeetrit brutopinda. Neist kõige raskemad ruutmeetrid asuvad otse teie all, sest seal on väga paksud, ligikaudu 1,5 meetrit paksud seinad, mis on tehtud betoonist ja terasest, ning kuni 40 cm paksud pliilaed. Nende lagede all ja seinte vahel asub uue kiirritusravi osakonna kõige tähtsam osa, need on kanjonid, kus paiknevad lineaarkiirendid. Selle haigla kõige puhtamad ruutmeetrid paiknevad samuti meist allpool, aga teist veidi vasakul, just nende pallide taga seal, sest seal asuvad siis haigla apteegi ruumid, kus toimub ravimite lahustamine. Tartu on ikka olnud kuulus oma arstide poolest ja paljud inimesed, kes Tartusse tulevad siia arsti juurde. Nii et see räägib meile sellest loomulikult, et tänane päev on tähtis Tartule, aga ta on tähtis tervele Eestile. On uhke täna olla eurooplane, olla eestlane Eesti riigis, on uhke olla Tartu linnas, on uhke olla ülikooli ja ülikooli kliinikumi töötaja. See on tõesti uhke ja hea tunne. Akadeemia esindajana ma peaks muidugi ütlema, et seinad ei tähenda midagi ja tähtis on sisu. Tähendavad ikka küll. Nende ehitiste ja seintega on kõige suurepäramas vormis tsementeeritud arsti hariduse, arsti teaduse ja ravitegevuse kõrgel tasemel olemine ja jätkumine Eestis ja Tartus. Kallid üliõpilased ja õppejõud, nüüd on teie ja meie kord teha suuri tegusid, arstikunsti kõige paremas teaduslikus võtmes
ja nii nagu need ruumide standardid on siin maailma tasemel, kõige kõrgemal tasemel, nii olgu ka meie standardid jätkuvalt kõige kõrgemal tasemel, nii õppe kui ka teadustööd. Kallid kolleegid, tõesti, palju õnne meile kõigile! Mida tähendab kliinikumi uue korpuse avamine Lõuna-Eesti tervishoiule? Tartu Ülikooli kliinikum on Eesti meditsiini lipulaev ja ta on ainukene ülikooli kliinikum, mis tähendab seda, et Tartu Ülikooli kliinikumi roll on ka see, et kasutada peale meile kvaliteetset meditsiinipersonali, arste, kogu seda järelkasvu. Ja täna on siis teise etapi avamine, mis on investeeringuna üle 70 miljoni euro ja see eesmärk on eelkõige just nimelt ollagi Lõuna-Eesti meditsiini kõrgkvaliteetne teeninduskeskus ja Lõuna-Eestis on üle 500 000 inimese, kes saab järjest paremat, kiiremat ja kvaliteetsemat arstiabi. See on märgilise tähendusega sündmus täna. Aga see ei ole väga kõik, sellepärast et on ka kolmas etapp, nii et Lõuna-Eesti saabki Eesti kõige võimsama kaasaegsema suurema haigla. Väga suur roll ühtpidi patsientide teenindamisel, aga teistpidi on väga suur roll sellele, et Eesti meditsiin oleks jätkusuutlik. Kas see nüüd tähendab, et Võrust, Põlvast, Valgast koondubki pikapeale ikkagi haiglaravi siia Tartusse? No teatud kõrgkvaliteediline haiglaravi on juba täna kokku lepitud läbi selle võrgustamise, et saaks kiiresti Tartusse, kui inimene vajab sellist sekkumist. On selge, et eraldi need väiksemad haiglad ei suuda kõiki teenuseid osutada. Tartu kindlasti on see keskus, aga me peame kindlasti tagama selle, et arstiabi oleks kättesaadav regionaalselt, aga see koostöö siis Tartu Ülikooli kliinikumiga on üks võtmesõna. See võimekus siin tõuseb. Urmas, kas sa plaanid siin koridoris festamist või see ongi ainult teist ala? Ei, ootealad on siin ja seal on tablood. Mustega ei ole praegu numbreid, tulevad niimoodi suured kõrgad numbrid. Et siis vajutab siia, see ühendab, see on telefon, siis kohe selle maja peal selle piirkonna vastava brigaadiga. See põhimõtteliselt ei peaks olema selline suur köinisala. Siit saab nüüd see kardiokirurgia sealt otsast optiblokki, ma õigusveeretada. Ja mis on muust maja osadest laborisse saab siit proov.